miks enamus suhted lähevad lahku? Jah, lahkuminek ja tasandivahetus on ka tegelikult kaks asja, mida või nagu armastusega vabaks andmine on sama, mis tasandivahetusega, lihtsalt teine sõna. Et mis juhtub, kui me lahku lähme? Lahku minnes tegelikult nagu sõna otseses mõttes sa lööd ennast lahku. Ja siis tekibki küsimus, kui sa oled seda inimest armastanud, öelnud väidetavalt või kas see oli nagu sõnakõlks, et sa armastad teda, või sa päriselt oled tundnud seda. Kui sa päriselt oled tundnud seda, siis see armastus ei lakka. Armastus muudab vormi. Ja, Ma olen täiega nõus. ja sa jääd, lihtsalt see inimene on sinu jaoks oluline. Ta jääb sinu südamesse. Mis inimesed teevad, ongi see, et nad suhtest lahku minnes, nad panevad südame kinni, sest see valu on nii ebameeldiv. Mulle... See spekter, mida ma kogesin, see oli ka nagu erinevad emotsioonid. Kõik asjad olid lihtsalt üles. Okay. Vaatan otsa. Ja õnneks Maarja oli nagu hästi mõistav ja ta toetas mind. Ta julgustas mind läbi minema sellest protsessist. Siis, kui see kõik hakkas, oligi see, et ma nagu mõtlesin, et okei, mis nüüd toimub? Mis asi see nüüd on? Ja lihtsalt kuulen, usalda. Okei, mida ma siis usalda? Seda, et nagu kõik lähebki nii või? Ja mingi hetk ma sain aru sellest, et me ei saa südame teele või hinge teele tammikuid ette ehitada. Me ei saa lihtsalt. See ei ole meie kontrollida. Ja see ongi see armastusega vabaks andmine või vabaks laskmine. Et sa lihtsalt annad selle inimese, ta ei kuulu sulle. Mitte ükski inimene, mitte ükski kogemus tegelikult ei kuulu sulle, sa lihtsalt koged. Ja see vabaks laskmine ongi see, et sa nagu annad täiesti vabaks ja sa jääd ja tema jääb sinu elu olulisele kohale. Et see on nagu täiesti next level. Läbi selle kogemuse ma sain aru, et tegelikult ma lahustan ja tervendan enda või kollektiivset generatsioonilist traumat läbi selle. Et kõik inimesed, kes selle läbi teevad praegu, ja neid on palju, ja järjest rohkem tuleb, ja sellepärast ma tunnengi, et mul on nagu see kutsung või tunne hakata jagama sellest palju rohkem, sest see on nii oluline teema.